Tere taas! Vahepeal on läinud meil siin mööda omaga aega ja nüüd võtsime ennast kokku, et meil ka nii-öelda töökoja laiendus sai valmis Collection Car Show oma ja teeme teile jälle ühe video. Kuna tegelikult on veel olukord selline, et meil veel talvel kestab, tuleb veel sõita talverehvidega, siis me kahjuks sellel korral ei saa teha teile autovideot. Mõtlesime, et teeme midagi teistmoodi, teistsugust. Ja kuna ei ole tegelikult ka kaugel algab hobiautode hooaeg, ja siis mõtlesime, et see võiks olla midagi sellist, millel oleks ka kasutegur. Ja täna see video, et see video tuleb küll pikk, aga me paneme teile seal juppidena üles meie YouTube'i kanalile, et teemaks oleks, et kuidas osta klassikalist autot. Esimene küsimus muidugi on see, et mis asi on üldse klassikaline auto. Arvamusi on mitmeid, kuid puudub üks kindel reegel, et mille järgi siis sellist autot liigitada. Ma toon mõned näited, et ütleme, et kui me vaatame Saksamaa poole, seal on näiteks selline reegel, et kui auto on 30 aastat vana, et võib selle autole taotleda H-täisega reknumbrimärki. Eestis on jälle sedasi, et kui auto on vähemalt 35 aastat vana, et siis on võimalik taotleda musta numbrit. Kui vaatame üle Atlandi ookeani USA poole, siis seal on jälle selline reegel, et kõik need autod, mida ei ole varasemalt ametlikult imporditud ja kui on soov selline auto USA-sse importida, siis kui see auto on vähemalt 25 aastat vana, et siis on seda teha palju lihtsam, sest kõik sellised autod sellises vanuses, et neid käsitletakse kui siis ajaloolisi sõidukeid. Et nagu näha, meil on siin mingid ajaperioodid pandud paika, on ta siis 25 aastat, 30 aastat või 35 aastat. Kuigi tänapäeval on järjest populaarsemad ka youngtimer sõidukid, nii-öelda siis noorklassikud, nii et ka need autod kuuluvad juba klassikute alla. Et võtame kas või ühe näite, et ütleme, et kas või Jaguar XK8, kui ma ei teksi, mille tootmine lõpetati aastal 2005, ehk siis tegu on siis nüüd maksimum 20 aastat vana autoga, ehk siis tegu on ka juba klassikalise autoga ja tegelikult ka Jaguar XK8 järgne Jaguar XK on juba nii-öelda klassikaline auto, noor klassik, nii et ka seda saab siinkohal käsitleda. Ja tegelikult, kui me tahame seda teemat nagu väga nii-öelda peensusteni ajada, siis tekib küsimus, võtame niisugune automark nagu Morgan, et läheme ajast tagasi 15 aastat ja kui me vaatame, kuidas need autosid veel siis tehti, terasraam, peale ehitati puidust kargass, mis kaeti kereplekkidega, et tegu oli küll uue autoga, mis tuli tehast välja, aga tegelikult oli ta juba iseloomult ikkagi juba uuena vana auto. Ja siis on veel olemas sellised, mina nimetan nii-öelda jätkuseera autod, mida on ka Jaguar ja Aston Martin tootnud, et kunagi mingid mudelid toodeti, taheti näiteks toota 100 autot, see jäi pooleli ja tänapäeval on siis toodetud nii-öelda need numbrid, mis jäid tollal tootmata täis. Muidugi väga kalli raha eest, aga need on tehtud võimalikult autentsed, nii et ka need tegelikult on nii-öelda vanad autod otse tehase väravast. Aga asudes nüüd nii-öelda rohkem teemasse, siis ma toon ühe huvitava näite, et kui me räägime autodest veel, et nii-öelda klassikaline auto, et mida osta, kuidas osta, mida valida, et läheme ajast tagasi aastasse näiteks 96. Ja kui me mõtleme, mis autosid meie tänaval, ma toon teile 3 näidet. Üks auto oli siis V123 Mercedes, nimetame ta E-klassiks, kuigi E-klassi nimes ei tegelikult ametlikult alles V124, siis võtame V124 ja võtame siis uus E-klass, nii-öelda kurvasiline Mersu V210. Ja kui me neid autosid nagu vaatame, tollal oli, kuigi nende autode tootmisvahe ei olnud väga suur, kui ma ei eksi, siis V123, sedaankerega, siis ta läks 84 või 85 tootmist maha, tuli V124 peale, aga nagu näha, seal on 10 aastat natuke rohkem on vahe siis selle V123 ja V210 vahel. Tollal tundus see V123 nagu mingi keskeaegne auto, siis 124 oli okei auto ja V210 oli täitsa ulme. Aga kui me tuleme ajas edasi, võtame näiteks praeguse E-klassi V214 ja selle 2 eelkäijat V213, V212, siis me näeme, et see vahe ei ole üldse, see kontrast ei ole üldse nii suur. Ja siit tuleb ka natuke keeruline hinnata, et kuidas me nagu siis seda klassikalist autot, mis on klassikaline auto, kuidas me see hindame, eks ole, mõni auto vanasti oli niimoodi, et mõned autod olid juba palju varem vanemad, kui nad on praegul. Ja ma isegi ütleks niimoodi, et aastal 2025 ei tundu V210 sedavõrd vana,
kui tundus V123 aasta 96. Ehk siis meil on praegu umbes 30 aastat, 20-30 aastat, siis oli 10 aastat. Aga noh, see on ka loogiline, kuna lihtsalt autod on nii palju edasi arenenud vahepeal, et just 90. aastatel, et see areng on nii suur. Ma toon näite lihtsalt, et kui võtame selle V123 Mersu, selle kõige võimsam variant tehasest oli 280e, millel oli siis, kui me 185 hobujõudu ja kiirendas 100-ni 9,7 sekundiga. Ja kui me läheme siis 10 aastat edasi, mõni aasta peale, on meil näiteks siis see V210 E-klass ja selle kõige võimsam variant, mida sai siis osta, oli E55 AMG ja sellel oli siis 354 hobujõudu, kui ma ei eksi, ja see kiirendas 100-ni juba 5,3 sekundiga. Ja seal siin ongi nagu näha see vahe, et ütleme, et see kas või see V210, selline V210 korralik, et sellega oleks ka aasta 2025 ikkagi väga mugav sõita pikki vahemaid. Et sealt tuleb see tasemevahe. Ja kui me nüüd tuleme siis 4-5 põlvkonda edasi tänapäeva, et loomulikult meil autosekraanid on meil igasugused muud tilulilud, aga tegelikult see vahe, ütleme, et siis selle mainitud V210 vahel tegelikult ei ole nii suur. Et jah, loomulikult seal on ütleme, et käigukastid on rohkemate käikudega, E-klassil on nelikvedu, mis muudab võib-olla kiirenduse veelgi rajumaks, aga tegelikult see vahe ei ole jah nii suur. Et seega, et ütleme, et selles teemas me siis käsitleme kõiki autosid, mida siis võiks nagu kanda nii-öelda siis sellise suurde kogumikku nimega klassilised autod, et on nad siis noorklassikud, on nad siis youngtimerid, eks ole, noorklassikud, youngtimerid, on nad siis oldtimerid, eks ole, et ükskõik mis autod. Ja me siin nagu piiri ei tõmba, et pigem see on nagu enda sisetunde küsimus. Et ütleme, et me räägime siis lihtsalt hobiautodest. Nüüd on võib-olla võtaks juba liiguks edasi järgmise teemaga ja ütleks niimoodi, et kui nagu ütleme, et räägimegi hobiautodest, et mis võiks olla nii-öelda siis see minu silmis need 5 põhjust, miks selline auto üldse osta. Esimene asi ongi võib-olla see, et tahaks lihtsalt sõita klassikas autoga, lihtsalt tahaks teistsugust tunnet, see ongi oluline. Variant 2 on loomulikult meile kõigile teada-tuntud. See auto oli minu lapsepõlvunistus. 3. põhjus võiks olla nii-öelda elustiili viljelemine. 4. põhjus võiks võib-olla pigem nagu tuleneda lihtsalt ongi praktilisest vajadusest. Ja 5. põhjus võiks olla võib-olla siis soov, et näiteks näha autot kui investeeringut. Et ütleme, et toome, eks ole, oli 5 põhjust, et võib-olla kõige lihtsam ongi, et kui on sul nii-öelda lapsepõlvuunistus, siis asi kindel. Et mul oli see poster seina peal, mul oli seal see Porsche või see Ferrari või see Lamborghini, seda ma tahan, seda pean saama, ainult see teeb meid õnnelikuks, sellega on asi kindel. Et rääkida, ütleme, et võib-olla ka siin elustiili viljelemisest, et siin on ka võib-olla mingil määral lihtne, et sa tead, mis masinat sa tahad. Et võib-olla sul on mingi kindel stiil, eks ole, et oled võib-olla niisugusem, ma loodan, et kedagi ei solva, aga et niisugusem, ütleks siis käredam ja karvasem, vaid USA-masina, kuigi mul USA-autod mulle meeldib, ma väga karvane pole, või oled rohkem võib-olla niisugusem, ma ei oska öeldagi, võib-olla oleks vale kasutada sõna peenetundelisem, püüdnud prantsautode poole ja nii edasi, et siin on ka võib-olla lihtne. Ja kindlasti on võib-olla ka lihtne siis, kui ütleme, hobiauto ostmine tuleneb praktilisest vajadusest. Ja ma natuke siinkohal ka seletan ära, mida ma selle mõtlen. Et näiteks ise, olles Tallinna inimene, elan kesklinnas, siis mina olen jõudnud järeldusele, et kui ma tahan Tallinnast ringi liikuda, et siis mul tegelikult on just nimelt, kuigi auto peaks olema see, mis teeb elu mugavaks, ma olen jõudnud järeldusele, et kui ma tahan Tallinna kesklinnas liikuda, siis minu jaoks kõige mugavam on liikuda kas ühistranspordiga või jala. Et hoian aega kokku, eks ole, saan samal ajal kas või olla, vaadata, lugeda mingid meile. Lisaks on see, et mul ei ole parkimisprobleemi ja nii edasi. Ja seega võib-olla ei ole mina ainukene, kellel ongi tekkinud selline olukord, et autot on pigem oleks vaja nagu suvisel ajal. Et talvel, kus sa ikka väga sõidad, eks ole, välja sõita teeme, aga ei ole võib-olla see meie talvine kliima ka nii kutsuv. Suvel on rohkem nii-öelda käia, olla. Siis ongi järeldus, et
võiks ollagi selline auto võib-olla, mida kasutad ainult suvel. Et ostad uue auto, eks ole, uuem auto, siis talvel samamoodi nagu suvel, hind pigem liigub sinnapoole. Aga kui osta näiteks mingi hobiauto, mille hind on stabiilne või pigem on lootus, et aastate jooksul tõuseb, et miks mitte osta siis auto ainult suveks. Ja siin peabki ka siinkohal mõtlema, et oled, mis autot sa siis tahad. Oled sa peale vallaline, ostad mingisuguse vanema Alfa Romeo Spideri või sulle meeldib teha suvel võib-olla pikemaid road trippe, ostad võib-olla mingi mugama auto, esimese või teise põlvkonna Lexus LS-i või näiteks miks mitte mingi vanema GT-auto Jaguar XJS või mõni S-klassi kupee. Või näiteks, kui sulle meeldib käia võib-olla matkamas, sõita kohtades võib-olla, kuhu ei vii ainult asfalttee, ka suurema seltskonnaga, miks mitte mõni vanem äge maastur. Näiteks esimese või juba ka miks mitte teise põlvkonna Range Rover. USA valik on päris hea, algne Grand Cherokee või miks mitte ka varasem see Jeep Wagoner või 90-ndate Tahoe Suburban. Valikut on. Nüüd jääb meil üle veel 2 rääkimata kategooriat, eks ole, auto investeeringuks ja niisama tahaks mingit vanemat autot. Sellega nüüd nende 2 asja on ka keeruline. Et jah, et need olid need nii-öelda 3 lihtsamat põhjust, miks osta endale hobiauto ja siis nii-öelda need 2 ülejäänud põhjust, investeerimine tuleb hiljem ja võib-olla siis lihtsalt soov osta klassikalist autot, et see meil jääb juba nii-öelda siis järgmisse ossa.